No nii ärast ei usu, mis toimub. Kell on 4 hommikul ja ma pean põrutama siit Riiga. Ja miks ma pean põrutama Riiga? Sellepärast, et on mul üks rentnik, kes on võlgu jäänud ja pidi homme ära maksma. Aga võiks kätte. Praegu seisuga vaatasin Kepes järgi. Tõmbas Riiga. Nii et praegu seisuga auto panime tööle. Ja võtame suuna Riiga. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. No nii, võtame suuna siis nii-öelda hetkel Pärnu suunas. Näitan, kus me oleme praegu. Kohe hakkame siin tagasi pööret tegema, ehk siis võtame suuna Pärnu poole. Ja siis sealt Pärnust edasi Riia suunas, et auto asub siin. Ehk siis mis juhtus? Juhtus see, et on mul üks klient, oli, kes jäi mulle võlgu. Kes on natukene võlgu mulle, palus seal, et ma natukene annaks talle aega. Ja homme tal oli tähtaeg maksta. Homme ta pidi maksta, ehk siis tegelikult juba täna pidi ära maksma mulle 200 eurot. Ja tüüp ei vasta kõnele, ei vasta sõnumitele. Ja siis nüüd ma lõpetasin töö. Mul on üks töö oli, mis sai kell 3 läbi. Ma ütlesin, et vaatan, et kus kohas ta siis homme on, et kuhu ma siis sõidan raha järgi. Et kindel laks oli minna raha järgi. Teen lahti, vaatan, tüüp on Riias. Selge see, selle aparaadiga ma saan mootori ära blokkida, praegu on blokitud. Viskasime Google Maps'i sisse, vaatasime, mis kohaga tegu on, hosteliga on, ehk siis autot veel juppideks ei võeta. Et kuna tüüp on ukrainlane, siis ma isegi ei tea, mida siin arvata, et kas ta on nüüd teel Ukrainasse selle autoga või siis nii kaua kui võimalik on, et kuskil seal Poola piiri ääres siis võib-olla viskab selle auto tee äärde ja siis ületab selle piiri siis jalgsi, võib-olla keegi tuleb järgi. Nii et praegu seisuga siis kurss Riiga ja vaatame, peaksime jõudma umbes kell 8 sinna. Ehk siis tõenäoliselt tuleme tagasi või järgmine video on juba siis, kui me oleme Riias. Et soovige mulle edu, loodame, et me saame selle auto kätte. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. Selle seiklused koha peal. Urrah, ma võin öelda, et mul sai täis üleval olemisel 25 tundi ja 30 minutit. Seal me oleme ilusti Läti piiri peal. Väiks sirutus. Auto juhtide vahetus ja siit edasi. Täitsa pekkis. Auto peab ka ilusti vastu. Kuigi vana pann on, aga peab ilusti vastu. Kõige ideaalsem variant, meil on sõita veel 1,5 tundi. Kõige ideaalsem variant on siis, kui tüüpi pole seal kohal. Varuvõtmed on mul kaasas. Autovaruvõtmed. Ja loodame, et seal on midagi väärtuslikku ka sees. Mida saaks nii-öelda pantvangi võtta. Võtame pantvangi ära ja võla küsime tagasi. Üleliigselt mul vaja ei ole. Jah, aga kuskil kell 8 hommikul peaks kohal olema, nii et ärme venita, lähme kohe edasi. No nii,
8,6 kilti on jäänud autoni. Vana hea Ria on mul siin vastas. Muidugi on veel omaette küsimus, kas auto õnnestub leida, et ei ole kuskil, ma ei tea, maaluses garaažis või kuskil üldse kinni. Äkki on juba lahti võetud auto. Põnev. Aga peaks jõudma siis 20 minutiga. Tundub, et isegi laupäeval on Riias ummikud. No nii. Viimane pööre. Seal kuskil lõpu poole siis peaks olema. Näed juba? Aha, see leidsin üles. Seal ta on. Tühi on auto. Asju seal küll peale ei ole. Auto on tühine. Ma pole vaadanud. Kuskil siin ta magab. Võtame ära või? Auto. Mis võtmed? Või peaks ootama veel natuke? Ei, tal ei ole midagi. Igatahes ta ei põgene. Sõitsime nüüd ilma asjata siia. Nonii, auto on käes. Sellega tulime ja 2 nüüd liigume minema. Nii et auto iseenesest mingi väike viga oli seal autol küljes, aga või midagi tõsist, midagi pläriseb lihtsalt. Tõenäoliselt sumps. Praegu siis tõmbame siia Hessi sööma ära ja siis tagasi Tallinnasse. Nii et vahest juhtub ka niimoodi rendimaailmas, et kui poleks GPS-i peal, ei teagi, kas oleks üldse leidnud selle auto kunagi ka üles. Ega sellega lõpetame, nii et olge minuga, pange like, küsige küsimusi ja järgmise kohtumiseni.